Tere tulemast Ugala teatrimajja 4 ühineva valla ühisele Eesti Vabariigi 94. sünnipäevale pühendatud kontsertaktusele. Meie võõrustajateks on täna Viiratsi, Paistu, Pärsti ja Saarepeedi vallavalitsused, kelle loovate ja pingeliste läbirääkimiste tulemusel koondub ümber Viljandi linna peagist sõbralik ring, Viljandi vald. 4 valda ulatavad teineteisele käed ja teevad ringi ümber Viljandi. Ring on terviklikkuse, loovuse, jumalikkuse ja igikestva elutsükli sümbol. Loodetavasti toob see eriline kujund head õnnega ühinevate valdade rahvale, kellest paljud täna üheskoos Ugala teatri laval üles astuvad. Kõigepealt aga on mul au anda tervituseks sõna Eesti Vabariigi põllumajandusministrile härra Helir-Valdor Seedrile. Palun! Austatud viljandimaalased, head kaaskodanikud. Täna on sünnipäev Eesti Vabariigil ja kõigil Eesti Vabariigi kodanikel. Sünnipäeval on kombeks sünnipäevalastele kingitusi teha. Seepärast räägin täna kingitustest, mida Eesti Vabariik ja tema kodanikud kõige enam vajavad. Selleks kingituseks ei ole mitte raha, vaid lapsed ja koostöö. Just lapsed ja koostöö. Eesti riik on väike riik, üks väiksemaid Euroopa riikide hulgas. Me oleme omamoodi eksperiment, kui väike üks riik saab olla, et veel riigina toimida. Majanduslikus mõttes ei ole Eesti Vabariik tasuv äriprojekt. Siseturg on väike, inimesi ja töökäsi napib, maksutulu laekub vähe. Võime ju ennast lohutada, et rahva arv ja vaimu suurus ei ole alati proportsionaalses sõltuvuses, aga meie kahanevast rahvaarvust põhjustatud muresid see ei leevenda. Ka Viljandimaa aastane sündide arv on 20 aastaga kahanenud 1100-lt 450-le ja elanikkond väheneb 700-800 inimest aastas. Jääme seega veelgi väiksemaks. Aga kuidas siis saada suuremaks? Eestit saavad suuremaks teha lapsed. See tähendab inimesed, kes kannavad Eesti kultuuri, loovad rahvuslikku rikkust ja kindlustavad meie tulevikku. Ei maksa tegeleda enesepettusega, et meie tulevikku kindlustavad sissetoodav võõrtööjõud, raha pööritamine pensionifondides ja Aasia odavad töökad näpud. Arenevad need riigid, kus tehakse tööd ja sünnivad lapsed. Teistsugust ajalugu maailm ei tunne. Mitte pensionifondid, vaid lapsed kindlustavad Eesti riigile tulevikku. Laste vahetamine rahaks ka majandusliku heaolu ja enesearendamise eesmärgil on lühiajaline ja petlik õnn, nii üksikisiku kui ühiskonna tasandil. Aga kõik algab väärtustest ja suurim väärtus, mida inimene luua saab, on uus elu. Seepärast lapsed ja lastesõbralik poliitika võiks olla üheks kingituseks Eesti Vabariigi 94. sünnipäeval. Teine sünnipäeva kingitus oleks koostöö. Sõna koostöö koosneb 2 osast. Koos tegutsemisest, mis kannab endas ühiseid eesmärke ja ühist kasu, ning tööst ehk ettevõtlikkusest. Need on väärtused, mille toel Eesti Vabariik 94 aastat tagasi sündis. Ka koostöö teeb Eesti Vabariigi suuremaks. Väikeste ettevõtjate majanduslik ühistegevus võimaldab vallutada uusi ja suuremaid turge ning kasutada efektiivsemalt piiratud ressursse. Ühistegevus oli Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil maailma tasemel ning Mulgimaa jõukus tugines suurel määral just edukale ühistegevusele ja ühistööle. Tööga luuakse uusi väärtusi ja hoitakse kõrgel ühist moraali. Kus lõpeb töö, seal lõpeb ka riik. Tööle lahkumine
teeb täna väiksemaks nii Eesti Vabariiki kui ka Viljandimaad. Seepärast töökohad, töö ja koostöö peaksid olema Eesti Vabariigi poliitika nurgakiviks. Töötav Eesti on õnnelik Eesti. Eestimaa väikesed omavalitsused saavad samuti suuremaks piiri ületava koostöö tulemusena. Siinkohal tunnustan Viljandi linna ümbritsevaid omavalitsusi koostöö eest. Viiratsi, Pärsti, Saarepeedi ja Paistu valdade viimaste aastate koostöö on eeskujuks enamusele Eestimaa valdadele. Omavalitsusjuhid ja poliitikud, kes on valmis koostööks, väärivad kiitust ja esiletõstmist. Kujunevas Rõngasvallas kavandatakse ühiselt tulevikuplaane ning lahendatakse üheskoos probleeme. Loodetavasti kasvab selline koostöövaim üle ka suhetele Viljandi linnaga. Head sünnipäevalised! Eesti riik ei ole ainult kujutis kaardil. Eesti riik on Eesti rahvas. Aga rahvas ei ole pelgalt elanike arv praegusel hetkel, see on kõigest rahvastiku statistika. Eesti rahvas on inimesed, kes on elanud enne meid, meie esivanemad ning nende kujundatud traditsioonid. Ja inimesed, kes elavad pärast meid, tulevikus, kelle saatus sõltub meie tänastest otsustest. Rahvas on põlvkondade vaheline side ja järjepidevus ning ainult niisugune rahvas suudab hoida iseseisvat riiki. Iseseisvus elab igas kodanikus, tema õiguste ja kohustuste tasakaalus. Oleme tõestanud, et tahame olla iseseisvad. Nüüd on aeg tõestada, et oskame olla iseseisvad. Iseseisvuse saavutamine on ülev ja emotsionaalne kõrghetk. Iseseisvuse hoidmine eeldab tasakaalu ja sisaldab endas ka igapäevast rutiini. Riigi püsimiseks vajalik tasakaal tekib siis, kui selle loomises osalevad kõik kodanikud. Kui osad sihtrühmad ja regioonid sellest kõrvale jäävad, on tasakaal kadunud. See on oht iseseisvusele. 94-aastane Eesti Vabariik on iseseisev olnud 20-aastast perioodi ehk alla poole oma elust. Kui 1940. aastal läks Eesti iseseisvuse idee ussitama eelkõige vasakpoolse intelligentsi peades, siis täna on ohuks pigem piiramatutest isikuvabadustest unistav ja kohati mõõdutundetult optimistlik eluhoiak. Me ei tohi laskuda äärmustesse, võime kaotada tasakaalu. Viljandimaalastel on olnud juhtiv roll Eesti iseseisvusvõitluses läbi aegade, alates Lembitust, lõpetades Laidoneriga. Loodetavasti ei ole see vaim kadunud. Õnneks ei ole täna Eesti iseseisvust vaja kaitsta mõõk käes ja püss seljas. Pigem vajame Jaan Tõnissonlikke ja Villem Reimannlikke rahvuslikke aateid ja põhimõttekindlust ning avarat pilku. Kui 800 aastat tagasi meie esimese vabadussõja ajal jäi meil iseseisvus saavutamata, kuna me ei suutnud tõusta maakonna tasandilt riigi tasandile, siis tänapäeval iseseisvuse hoidmiseks tuleb mõelda ja tegutseda rahvusvaheliselt. See tähendab ka rahvusvahelisi missioone ja üle-euroopalist solidaarsust majanduskriisis. Iseseisvusel on järjest rohkem rahvusvaheline tähendus, eriti väikeriikide jaoks. Seepärast peame olema avatud ning pika ja avara vaatega. 94-aastane riik kuulub noorte riikide perre ja paljud meie hädad on sellest ka põhjustatud. Noore riigina mõistame ja mäletame, et iseseisvus ja vabadus ei ole iseenesest mõistetavad väärtused. Maailmas on rahvaid, kellel pole riike ja riike, kellel pole vabadust. Aastatega saabub aga küpsus ja see, milliseks kujuneb Eesti tulevik, sõltub ka igaühest meist. Riik, see oleme ju meie. Seepärast soovin jõudu tööle meile kõigile Eesti Vabariigi hüvanguks ja iseenda heaolu tõstmiseks. Palju õnne Eesti Vabariigile ja kõigile tema kodanikele, elagu Eesti Vabariik!
lugupeetud põllumajandusminister. Nagu öeldud, näete te täna hulgaliselt erilisi ühisnumbreid ühinevate valdade esinejatelt. Esimesed julged, kelle sõpruskohtumine Ugala laval teoks saab, on Viiratsi valla rahvamuusika ansambel ja Saareveedi laululapsed, kelle esituses kuulete rahvalaulu Kodu tunnusmärgid. Laululaste õpetaja on Kristjan Õmblus, loo seade autor ning ansambli juhendaja on Aine Reier. Palun! Millest tunned oma kodu? Küllap tunnevad kõigi 4 valla kodanikud, kes täna siin saalis viibivad, hästi oma koduvalda. Kuid kas tunneme ka oma naabreid? Teie rõõmuks tutvustan lühidalt kõiki 4 ühinevat valda, et heita põgus pilk sellele, mida head iga vald sellesse ühendusse kaasa toob. Pärsti vald. Pärsti valla vapil ja lipul on sinisel väljal viljavihk ning punasel väljal 3 kuldset odaotsa. Sinine on tuleviku lootuste
nooruse, vaimsuse ja kodumaa taeva värvus. Kuldne viljavihk meenutab, et siinsed inimesed on saanud elatist ennekõike põllult. Telliskivi punane värvus meenutab valla pinnast, turvast. 3 kuldset odaotsa osutavad paikkonna kuulsusrikkale muinasajale, mil siinmail lõid vallutajatega lahinguid eestlaste sõdalased vaprate vanemate Lembitu, Vootele ja Manivelde juhtimisel. Pärsti vallas tegutseb Toomas Volli juhendamisel ka naisansambel Olla daam, kelle esituses kuulete nüüd laulu Meeles pead. saatuse sepp ja oma õnne valaja.
vimm, mis kogunenud salaja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad peitele ja peitele ja peitele ja peitele, peitele, peitele ja peitele ja peitele ja peitele, peitele, peitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen soolojo. Metsad põlevad, maad surevad, meie saame peitele ja peitele ja peitele ja peitele, peitele, peitele ja peitele ja peitele ja peitele, peitele, peitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunenud salaja. Meie põleme, meie sureme, siis ei jää enam ühtegi orja, ei ühtegi orja, ühtegi orja, ei ühtegi peremeest, ei ühtegi orja, ühtegi orja, ei ühtegi peremeest, ei ühtegi peremeest, ei ühtegi peremeest.
Pärsti valla tantsurühmade pärilised ja vabajalg mehed esitasid Mait Tagu seatud tantsu Iga mees on oma saatuse sepp. Eakate rühmad Rõõmsameelsed ja Paistel koos Heintali, Saarepeedi, Viiratsi ja Paistu koolide õpilastega tantsisid Margus Põldsepa Lõõtsa saatel laulumängu Isamaa hiilgava pinnalla. Mina aga jätkan valdade tutvustamist. Viiratsi vald. Viiratsi vald ulatub Viljandist Võrtsjärveni. Vallavapi hõbedasel ülapoolel on sinine roos. Mustal alumisel poolel hõbedane tammeleht koos tõruga. Kilbi kaldjaotus viitab valla paiknemisele Sakala kõrgustikul. Lainejoon tähistab jõgesid ja Võrtsjärve. Sinine roos hõbedasel väljal on Viljandi linna sümbol vahetatud värvides ning osutab sellisena Viljandi ja Viiratsi ajaloolisele seosele. Tammeleht tähistab Viiratsi vallas rikkalikult leiduvaid iidseid tammesi. Tuntuim neist Viiralti tamm. Viiratsi vallas on sündinud Eesti vägede ülemjuhataja vabadussõjapäevil kindral Johann Laidoner ja riigivanem Jaan Tõnisson. Järgnevalt kuulete Anu Röömeli laulu Kodu, sinust ma laulan, mille esitab Samantha Korvin. Vahel ma temast laulan üksi ja tasa ja ei sõnugi suuri teha ei ole mu soov. Täna kui tunnen, ei vaikida taha oma rõõmu, oma tundeid teilegi toon. Helisa ei vaikida taha oma rõõmu, oma tundeid teilegi toon. Helisa hääl, kõla mu laul, see on sulle. Sõna mu suul päikese poole on tee. Kodu sinust ma laulan, et kallimaks mulle oled ja jääd on muutmatuse. Helisa hääl, kõla mu laul, see on sulle. Sõna mu suul päikese poole on tee. Kodu sinust ma laulan, et kallimaks mulle oled ja jääd on muutmatuse on see. Aitäh Samanthale. Paistu vald. Paistu valla vapi must värvus, mis on Eesti üks rahvusvärvidest, viitab esmajoones Mulgimaale. Tugeva juurestikuga kuldne tamm sümboliseerib sellest piirkonnast võrsunud jõulist rahvuslikku ja kultuurilist liikumist. Puud krooniv tähtrist, valguse ja hariduse sümbol, märgib ka Neitsi Maarjale pühendatud Paistu kirikut. Lipukujundus
valge tähtrist sinimustvalgel kangal tähistab valla ajaloost tuntud tugevat rahvuslikku liikumist ning tungi vaimuvalguse ja õnne poole. Paistu vallas töötas 30 aastat kooliõpetaja, kirikuorganisti ja koorijuhina tuntud helilooja Friedrich August Säbelmann. Siin on sündinud ja üles kasvanud luuletajatest õed Minni Nurme ja Salme Ekpaum. Loodi põrguorg on kõrgete ja järskude kallastega. Vanarahvas räägib, et sõdade ajal leidnud elanikud orukoobastes varju, ka olevat siia peidetud palju varandust ning koolnu hõbedase kirstuga. Siniallikas on tuntud muistse ohvriallikana, mille veel usuti oletav tervendav toime ja allikasse heideti ohvrianniks hõbevünte. Järgnevalt tantsivad teile Paistu vallarühmad Kuremari, Lust ja Anna Minna, kelle juhendaja on Kristi Pajuste ning Saarepeedi naisrühm Udu Sõlg, kelle juhendajaks Kerli Sandermaa. Tantsuseade Maido Saar, Ugala lavale seadnud Kristi Pajuste.
Saarepeedi vald. Saarepeedi ümbruskond on asustatud 11.–12. sajandil. Seda kinnitab Naanu Linnamägi, mille leiud kõnelevad, et linnus on olnud kasutusel 12. ja 13. sajandil. Ajalooürikutes on piirkonda esmakordselt mainitud 1583. aastal Oijava nime all. Praegune nimi on tulnud valla südames asunud Saarepeedi talu järgi. Selle talu maadele ehitati 1902. aastal ka vallamaja, milles asuvad täna Saarepeedi kooliruumid. Sinise ja kuldse tooniga vapil ja lipul on aupunktis sinine linaõis, mis viitab Viljandimaa jõukatele linakasvatajatele. Puiatu neidude ansambli ja ansambli Olla daam esituses kuulete nüüd laulu Kodu. Sõnad Lii Kuningas, klaveril saadab muusikaautor Toomas Voll. Järgnevalt kuulete valitud rahvatarkusi siit ja sealt tulevase Viljandi valla maa-ala peal. Kui kõht valutab, peab kirvevarre otsaga 3 korda kõvasti vastu päeva kõhunaha vastu pöörama, siis kõhuvalu lakkab. Kui hambad valutavad, peab palavaid lepapulki peale vajutama. Kui hammastega puulehtede peale jälgi tehakse, siis ei tohita tervelt maha visata. Vanapagan lugeda hambajäljed ära. Juukseid ei lõigata vanal kuul.
siis tulevad söödikud otsa. Maha lõigatud juukseid ei visata tuule kätte, sest siis hakkab pea valutama. Haavapuiega köetud saun paneb igu sügelema. Laastupuru pääl suud pesta ajab suu kärna. Elumajadele pannakse ikka laepallid pikuti ukse poole, siis saavad tüdrukud ruttu mehele. Kui tüdruk tahab kuulsaks saada, siis peab seda vett, kus ta oma musta amet peseb, 3 neljapäeva õhtut 3 teeharu peal piserdama ja isi ütlema: kõik, kes siit teed mööda käivad, kandku minu kuulsust kaugele. Kui tüdruk tahab poiste meelest armsaks saada, siis peab võtma sedasama musta vett ja kallama kõige parema õunapuule, hommikupoolse juure peale, ise peab 3 ringi päripäeva ümber puu käima ja ütlema: nõnda heaks ja armsaks saagu mina meeste meelest, nagu õunad laste meelest. Ingliska esitavad Pärsti valla segarühmad Vabajalg ja Pärilised, juhendaja Vaike Rajaste.
Kas kohvi on? Võtaks ikka tassikene, palju saab. Kas meelega täna antakse? Jaak Kalamarjaga. No kas kodus polnud jälle aega süüa või? Vabariigi aastapäev, konjakid ja pakukad. Kas me võtame kohvi või ei võta? Võtame. Palun kohvi kõigile. Nii. Kas saame alustada, kas kõik on kohal? Ei ole, Ene jääb hiljaks. Nagu alati. Tal läheb selle hommikuse ringi peale kauem aega vist. No mis ring see tal on? See on see rohujuure tasandil suhtlemine, räägi oma valla inimestega. Valimised ju ammu läbi juba. Me püüame ikka tõestada, et inimese keskne lähenemine on võimalik. No kalliks läheb see inimese keskne lähenemine. Kui ametiautoga ringi sõidetakse mööda valda, vaadake, mis bensiin maksab. Ärme otsustame ainult emotsioonide pealt. Oleme ratsionaalsed. Selge, Ene ei tule praegu. Alustame. Esimene päevakorrapunkt. Täpsemalt Saarepildi valla külade kiri. Et nemad väidavad, et selle ühinemisprojektiga on midagi lahti. Salme, mis teil seal toimub? Ühesõnaga, uue Saarepildi valla külade elanikud on teinud ühispöördumise, milles palutakse mitte hävitada külade identiteeti ja mitte viia vallavalitsust külainimestest eemale. Head kolleegid, öelge nüüd ausalt, millal viimati vallakodanik teie juures käis? Vastuvõtu ajal pole küll kedagi käinud. Üks käis eile ehitusluba võtmas. Kuulge, ei pea vallamajas täna enam käima igat asja ajamas. Meil on olemas internet. Igal vallal on oma veebileht. Facebook on. Mul on 4 e-posti aadressi. Kõik tulevad siia arvutisse sisse. Ei pea tulema täna iga asja, väikse asja pärast vallamajja. Näiteks miks peaks tulema, et rääkida vallavanemaga prügiveost? No minu juures käiakse küll prügiveo ja sotsiaalabi küsimustes. Need ei ole küll päris vallavanema ülesanded. Väikeses vallas on kõik vallavanema ülesanne. Neid on ka kutsutud küll naabrite vahelisi tülisi lahendama, küll metsa eksinud marjulisi otsima. 7 korda olen käinud vana Saia-Marta Lehma küla vahel taga ajamas. Hinna ajal läheb ta täitsa pööraseks, aga Martal ei ole jõudu, et teda kinni hoida. No nii küll ei saa kulla inimesed. See on teie rohujuure tasandil suhtlemine. Millal siis valda juhitakse, kui vallavanem igasugu jamaga peab tegelema? Aga selline ongi meie elu ju. Sellepärast ongi vaja ühineda. Et selline jama lõpeks. Vallavanem ei saa olla sotsiaaltöötaja, traktorist, koristaja, lumeviskaja, kiirabi, kes iganes. Ühinenud vallas on meil iga töö peale oma spetsialist, kes inimesi aitavad. Ja meie roll on vaadata, et kõik oleks korras. Ja kui on koos arengu koha pealt vaja kaasa rääkida, siis palun. Õisiku Juhan käib küll minu juures valla asju päris tihti arutamas. No tema jah, temal on ju suhtlemisvaegus. No teda ei tohiks küll vallamaja poole lasta nii tihti. Aja raiskamine. Aga meil oli avalik koosolek. Detailplaneeringu arutelu oli. Mitte ühtegi inimest ei tulnud kohale. Mitte ühtegi. Õisiku Jussi isegi ei olnud, me tavaliselt ikka käib. Tema käib jah, kõik kus külas koosolek on. Kas omas vallas või naaber vallas. Ja sulaselma on teine. No tema käib toidu pärast, saab tasuta küpsisi. Ja nii palju siis meil 4 valla peale neid aktiviivseid külalisi või elanikke ongi. Kuulge, kolleegid, me ju lähme praegu oma päevakorraga täitsa untsu. Milles see küsimus üldse oli? Küsimus oli, et külade identiteet kaob ja vallavanem kolib kaugele. No kuhu see identiteet siis niimoodi kaob? Külad hääbuvad sellepärast, et maal ei ole enam tööd ja inimesed lahkuvad. Ega vallamaja ei hoia küla identiteeti. Sa loovad inimesed, kes töötavad ja elavad külades. Just, ega keegi kiusu pärast koole ega bussiliiklusi kinni ei pane. Seda teevad ikka inimesed ise. Järjest vähemaks jääb neid. Ühisvallaga on samamoodi.
lähiajal jääb piirkonnas inimesi nii väheks, et igaühe naabrimees on vallavanem. Me täna saavutame sellel teemal sünergia. See kõik on õige, aga kes selle inimesele söödavaks teeb? Ene ilmselt kuskil teeb seal praegu. Kui sundist räägid, seal hunt kohe koha. Kas siis teil ka sünnitigi autoparistele poole? Ei, mina ei saa, asi ei ole peenud, see on väga... Palun kõpeta! Kirpud ja... Mulle sotsiaaltöötaja ka ei saa. Ei, tal on väga kiire. Oota, mul on muuseumit, ma ei saa rohkem rääkida. Helista mulle tunni aja pärast. Tere, kolleegid. Vabandage, viitsid ei aega, aga teate, teed on nii keda, igal pool ei saa 790, vabandust. Kas ikka koosoleku ajast on vaja mööda külani ringi kihutada? Võiks ka kolleegide aega austada. Kuule, ma tulin küll vara ära, aga Sultsi ja Paistu vahel sõitsin hange ja siis läksime kassi külla, Mannu oli koer haigeks jäänud ja siis rääkis tema veel kõik, ma tõesti vabandan. Sul ka 100 asja ajada. Tead, väikses vallas on kõik vallavanem asi. Tead, see elektrikatkestus oli Kärdutõbiga. Kuramus, ma olen jälle valla telefoni asemel selle püstoli tasku. See Maimu helistab sul eratelefonile. See on avalik naine, mis mu salata on. On ideaalne vallavanem, iga inimesega isiklik suhe. No mis tal viga, ta on vallas 2 küla ainult. 2 küla, 16, Polstre, Paistu, Sultsi, Aidu, Noodi, Viisukla. Fenomenaalne mälu. Ma õppisin need kõik kohe pähe, et tead, kiire vastus on usaldusväärne. No, Sule, millises Viiratsi-külas sina täna hommikul üles ärkasid? Täna hommikul Uusna-küla. Kas üksi lõid? Kas mõnda teist küla ka tead? No meil on 21 küla ja 1 Alevi. aga meie vallas on 12 küla. Karula, Tobraselja, Mõistre, Auksi, Välgita, Taari, Peetri, Mõisa, Andu, aga kõige kaunima nimega küla on Kokaviidika. Aga mulle meeldib Moori. No aga meil on Jämejala, Savikotti, Heitali. Nende vastu ikka keegi ei saa. Kulla kolleegid, see on nii hea, et te teate oma külade nimed, mis me Saarepeedi inimestele ütleme. Seda vastamegi, et külad ei kao kuhugi. Ainult lumelükamise otsuse tegija kolib kaugemale. Kas tohib? Minu nimi on Juhan Mõisi ja vaadake, lumelükkaja kolib kaugemale. Vaadake, minul on see laia taga. Selline lumeuni ja ma tahan täpselt teada, kes selle ära kolistab ja millal seda ka tehakse. Kes teile vastab? Las Salme vastab, tema on kõige rahulikum. No vaata, Juhan, eelmisel aastal oli sul ju täpselt sama mure. Aga tuli kevad ja lumi sulas seal Lumi sulab ära, eelmine aasta sulas ka see lumi ära ja siis tulid naabrijürka muki situtud sitajunid tulid kõik päevavalged. Seda ma teile ütlen, te peaks seadusesse selle kõik sisse kirjutama, et kergliiklusteed ei käi koerad sita. Ja kui käivad, siis tuleks iga sitajunni, et tuleks trahvi võtta, et me saaks vallakassasse seda raha ka. Teate, härra Mõisi, meil on kohvipaus praegu. Kui te sellega midagi ette ei võta, ma lähen räägin Võsa Petsile ja ma tahaks näha, mis nägu teil näidatakse. Kuule, ma räägin. Tema peaks ise ei saa midagi teha või? Mida? No ise, minu jõus oli. Ta on nii tugev mees kui. Ei hakka minagi kellegi muki sitta kolistama. Ega keegi ei ole sellepärast saksi. Sellepärast teie palgaluletik saate raha, et selle töö korraldate ja lasete ära teha. kodukoha korrashoidmine ja harimine on iga inimese enda teha ja kohustus ka. Nii et tuleme me saksid või mitte. Lähme kohvi ja võtame kohvi. Vaadake, mul on üks asi veel. Kui te sinna Viljandisse ära kolite, saatke küla elanikele posti teel teie aadress. Ja ma käin iga reede linnas poes ja ma tuleks teile reedel vallavälja ka külla. Käisid selle peale. Saadame kindlasti 2 korda nädalas ilmub kuulutus ajalehes Sakala. Jah, iga reede käimine kohvi on ja tuleb külla, arutame valla asju. Meie ühiseks ülesandeks on aga hoida ja hoolida, et elusäde ja kodutunne meie kodukohast
ei kaoks. Teie ees oli laul Põhjamaast, Paistu õpetajate segarühma ja Pärsti valla rühmade pärilised ning vabajalg esituses. Peagi on Viljandi linna ümber üks sõbralik ring, Viljandi vald. Loodame, et kõik selle valla elanikud tunnevad end koduselt ja teevad head ning sõbralikku koostööd, nagu meie tublid esinejad täna siin Ugala teatri laval. Teid, kallid külalised,
soovin ma tänada. Täname vaatamast, täname kuulamast, kaasa elamast. Hoidkem üksteist, hoidkem ühte, hoidkem oma kodukohta ja kodumaad. Aitäh!